Tervist kõikidele podcasti kuulajatele. Mul on erakordselt hea meel tervitada sel korral meie Olümpiaakadeemia podcasti saates külalist, kelleks on Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Tervist! Tere, tere! Alustame kõige kuumema teemaga, mis praegu Tokyos väga aktuaalne. Nimelt on seal tänavatel toimunud protestiaktsioonid, meeleavaldused ja suur osa jaapanlastest on tegelikult Tokyo olümpiamängude vastu, sest kardetakse, et need toovad kaasa koroonapuhangu. Kas võime tänase seisuga öelda, et olümpiamängude toimumine eeloleval suvel ei ole veel 100% kindel? No tänapäeval midagi 100% kindlat lihtsalt ei saagi olla. Aga see, et kohalikud elanikud on vastu olnud olümpiamängudele üsna tihtipeale ka rahuolukorras, et see on täiesti loomulik. Ma mäletan ka Rio de Janeiros olid olümpia ettevalmistuse ajal olid ikkagi päris suured miitingud. Tihtipeale olümpiamängud toovad endaga kaasa ka päris suuri muutusi linnades. Terved elamukvartalid saavad teise ilme, suuri teid, trasse, sildu ehitatakse. Loomulikult see häirib paljude tööd ja ütleme, et eks selle koroona ja Covidi pärast on mitte ainult siin meie maal, aga kõikide maade inimesed, ütleme niimoodi, stressis, närvid pingul ja loomulikult kõik, mis tundub nüüd, ütleme, veel segadust tekitav, see ikkagi paneb protesteerima. No teatavasti Tokyo suveolümpiamängudele välisturistidest pealtvaatajaid ei lubata. Kuidas on Eesti Olümpiakomitee delegatsiooniga? Kas Eesti Olümpiakomitee presidendil on lennupilet Tokyosse juba olemas ja plaanis sinna koha peale minna või tuleb ka teil vaadata televiisorist olümpiat? No tänase seisuga tõepoolest on president ja peasekretär ikka saavad minna ja võib-olla võistkonna direktor ka. Ja siis delegatsioon ja siis vajalikud abilised, kes sportlase kõrval peavad olema, et need ikka lähevad, aga mis puudutab pileteid, et siis jah, broneeritud on, aga eelkõige vaatame, et meie sportlased jõuaks turvaliselt kohale, et siis kõik ülejäänud. No Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju on tegelikult öelnud, et praeguse seisuga on siis Eestil kindlaid olümpiakohti umbes seal 20 ja praeguseks ollakse siis esindatud umbes 6 spordialal. Väga paljudel spordialadel samas toimuvad veel olümpiakvalifikatsioonid. Kes on Eesti siis suurimad medalilootused Tokyo olümpial praeguse seisuga, et on need siis Magnus Kirt, meie odaviskaja, või on need vehklejad või kümnevõistlejad või Epp Mäe või kes Eesti Olümpiakomitee presidendi arvates võiks olla selline Eesti suurimad medalilootused? Kõik nimetatud sportlased on meil tegelikult nõndanimetatud Team Estonia nimekirjas ja Team Estonia nimekirja saavad need inimesed, kellel hea õnne ja kõikide muude asjade kokkulangemise tulemusena võib tulla medal. Ja need ongi siis, nii nagu nimetasite siin, kümnevõistlejad, vehklejad, maadlemine, miks mitte Kirt, miks mitte sõudjad, miks mitte ka laskmine. Et loodame, et läheb nii nagu üldiselt läinud on viimastel aegadel, et keegi ikkagi toob medali ka. No tennis on ka olnud Urmas Sõõrumaale väga südamelähedane ala, et kas meie tennisistid, Anett Kontaveit, ma ei tea, Kaia Kanepi võiks ka medalile pretendeerida seal või on tennis niivõrd raske ala olümpial, et seal seda medalit saada on päris keeruline? Isegi võiks öelda, et vastupidine, et nüüd Anett ja Kaia nüüd Grand Slami ära võidaks on ikkagi, ütleme, et nats keeruline. Aga et nende tänaste tasemega olümpiamänge on võidetud, siis miskipärast see formaat, see üldine arusaam olümpiamängudel ei ole kehtinud. Et võimalused on olnud hoopis nendel sportlastel, kes ei ole päris esimesed soosikud. No spordis on teatavasti ikka oluline õige eesmärgi püstitus ja oluline on selliseid ambitsioonikaid eesmärke püstitada. Kui mitu medalit peavad meie sportlased olümpiamängudelt ära tooma, et Eesti Olümpiakomitee president saaks peale olümpiamänge öelda, et nüüd võib olümpiamängudega rahule jääda?
Noh, medalit on alati tore saada ja noh, ütleme, et tore oleks, kui selline väike riik nagu Eesti paar medalit ka ära toovad, aga ma ütlen näiteks Rio de Janeiros meie kergejõustiklased ja nõndenimetatud punktikohad, mida nad said, siis nõndenimetatud punktikohti said nad rohkem kui skandinaavlased kokku. Aga medaleid, noh, ütleme, et ei tulnud nagu nii palju, nii et selles mõttes olümpiamängudel võib esineda päris hästi, aga noh, mis meelde jääb, on ikkagi medal. No, olümpiamängud on sündmus, mis paneb ju tegelikult filosofeerima ka olümpiaprintsiibi üle. Ja olümpiaprintsiip on teatavasti tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt. Aga olümpiaprintsiipi on hakatud tänapäeval ka mitmeti tõlgendama. On isegi neid, kes ütlevad, et olümpiaprintsiibi puhul on tegemist justkui lost in translation, nii-öelda tõlkes kaduma läinud juhtumiga. Ja nüüdisaegsete olümpiamängude looja Pierre de Coubertini mõistmiseks tuleb vaadelda tema öeldud, tema, ütleme siis, teiste tekstide ja tõekspidamiste valguses. On ta ju öelnud seda, et elus ei ole tähtis mitte võitmine, vaid võitlus. Ehk siis täpsemalt on ta öelnud, et oluline ei ole mitte olla võitnud, vaid olla hästi võidelnud. Ja võitlus tähendab siin juures, ütleme siis, kindlameelset pingutamist väga raskes olukorras edu saavutamise nimel, mitte iga hinna eest võitmise nimel. Keda see teema väga huvitab, siis Kalle Voolaid on kirjutanud raamatu Pierre de Coubertin ja olümpialiikumise sünd ja see raamat pühendab tegelikult sellele teemale koguni ka eraldi peatüki, kus on siis välja toodud, et praeguseks üldtuntud olümpiaprintsiip sõnastati aastal 1908 ja inspiratsiooni andis selleks Pennsylvania piiskop Edelbert Talbot, kui ta pidas sportlastele jumalateenistuse. Ta oli siis nimelt kuulnud USA ja Suurbritannia sportlaste vahelisest vihasest rivaliteedist ja sõnas, et mängud ise on paremad kui võistlus või auhind ja Coubertin sõnastas siis selle ringi 5 päeva hiljem ja sõnas 1908. aasta Londoni olümpiaajal, et neil olümpiamängudel pole tähtis mitte niivõrd võitmine, kuivõrd osalemine. Ja kuidas on, kas Eesti Olümpiakomitee president vaatab ka seda niipidi, et kõik need, kes annavad endast olümpial maksimumi, väärivad kõrget tunnustust ja mitte ainult medal pole see kõige tähtsam? Noh, siin võib filosofeerida nüüd küll, et mida sa ikka seal võitled. Noh, lähed ikka võitma. Et see on juba spordi tegelikult üks olemus, aga põhimõtteliselt olümpiale pääsemise kadalipp on juba nii tugev, et need, kes olümpiale pääsevad, need on tegelikult juba võitnud. Loomulikult medalit saada on alati hea, aga ütleme tõesti, kes delegatsiooni pääsevad, need tegelikult on juba võitnud. Kas Eesti sportlased on mõnikord ka ehk liiga tagasihoidlikud ja võiksid julgemaid ja ambitsioonikamaid eesmärke püstitada või on see hea, et me oleme alateaduses kuidagi 2 jalaga maa peal kogu aeg, kui Eesti sportlasest rääkida, siis ta on selline rahulik ja vaoshoitud? Noh, nii ja naa, spordialad tulevad, noh, nad on nagu erinevad, et minule pigem sümpatiseerib nagu siukene optimism ja eneseusk, et noh, toon siin näiteks Erki Noole, kes ütles, et võt, siin Eestis teen praegult nagu 8300 ja teen ka 8500 ära punkte 10 võistluses. Aga kui tahan olümpiat võita, siis pean tegema 8700, 8800 ja läks täis panga peale, läks Eestist ära, võttis teised treenerid ja võitis. Nii et sellised lood on näts nagu põnevamad, kui et vaikselt oma ette usud ja siis hopsti, noh, näe, tuli. Mida tähendas Eesti Olümpiakomiteele see, et mängud ikkagi aasta võrra edasi lükati? Et me teame ühte sportlast Magnus Kirti, kellele see ilmselt oli üsnagi sobiv, sellepärast et pärast vigastust ta sai nüüd natuke rohkem aega, et ennast ette valmistada olümpiaks. Jah, eks ta nii oli, et konkreetselt temale tuli see kasuks, mõnele teisele jälle kahjuks ja noh, siin kuulsime üks päev, et Seim ei pääse sinna ja nii edasi, et ja noh, ei tea, kuidas nüüd selle Eiki Nabiga jääb, võib-olla pigem mitte, sest et üks väga tõenäoline medalikandidaat tegelikult oleks olnud. No kui Mart Seimist rääkida kõikidel, kellel on olümpiapilet taskus,
ning nende treeneritel ja taustajõududel on võimalik nüüd Pfizeri vaktsiini saada. Samas osa sportlasi on juba vaktsiini saanud ning mõned ka haiguse läbi põdenud. Olümpiakomitee peaarst Mihkel Mardno ütles meedias ju ka välja selle, et vaktsineerimise võimalus tuli sportlastele selgelt liiga hilja. Tema sõnul pidid algse plaani kohaselt sportlased ja nende taustajõudud saama vaktsiini juba veebruaris, kuid vaktsiinide tarne raskuste tõttu see plaan nurjus. Seda on küll nüüd tagantjärgi, ütleme siis lihtne targutada, aga kas oleks saanud olümpiale sõitvad sportlased siiski varem vaktsineerida? Mille taha see jäi? Olümpiale sõitjad on ju siiski, ütleks omamoodi eesliini töötajatega samal tasemel ja nüüd on ikkagi olukord, kus Mart Seim jäi koroonasse ja ta ei pääsegi olümpiale. Ma nüüd neid asju tagantjärgi ei oska keegi öelda ja üldiselt on sportlased tugeva organismiga, üldiselt neid niisugused asjad ei murra. Ma arvan, et üks asi oli nüüd see haigus ise, aga teine oli see, et tal puudub võimalus nüüd enda tõestamiseks, et kvalifikatsiooni täitmiseks ja nii edasi, et lihtsalt ütleme, vahest asjad juhtuvad nii ja me kunagi ei tea, mis on mille jaoks hea. Ma saan aru, et tänaseks on olukord selline, kus kõik soovijad on nüüd juba, neile on antud võimalus vaktsineerida. Kas need sportlased, kes sinna olümpiale lähevad, on nad kõik vaktsineeritud või milline see seis on? Ega neid sundida ju otseselt ka ei saa vaktsineerima, eks? Kindlasti mitte ja ka meie oleme lähtunud siin eelkõige sellest, et ühest küljest me ju kõik räägime, et tehke sporti, olge terved, olge tugevad, mis tähendab siis läbi spordi terve olla. See on nagu elurõõm, vitaalsus ja ka haigusi kergemini läbi põdeda. Ja kui ühiskonnas on elanike kihid, kes on väga suures ohus, siis loomulikult on lausa sportlase teatud mõttes kohus anda teed neile, kelle oht on suurem. Et see on niisugune dilemma, et siin olukorras hakata nüüd võitlema ja teistest ette trügima, et pigem me oleme lähtunud sellest, et mis suundi valitsus annab, et me ei ole läinud nüüd ütleme kuskilt ukse ja pragudest ja tagant tubadest kuskilt sisse pugema ja kuidagi kavalusega midagi välja rääkima, et me oleme lasknud, kuidas need asjad toimivad. Täpselt samamoodi sportlased, et kes on soovinud, need on ka saanud. Ja huvitav fakt on ka see, et Jaapan tegelikult aksepteerib ainult ühte vaktsiini, see on siis Pfizer, et nemad on tegelikult, seda ütles siis nii Kaido Höövelson kui ka Riho Bruno Brahmanis, et see oli ka nende jaoks üllatav, et tegelikult jaapanlaste jaoks AstraZeneca ja Moderna ja kõik ülejäänud vaktsiinid ei olegi üldse aksepteeritavad, et nad ainult Pfizerit aksepteerivad. Kas see on ka kuidagi mõjutanud, kas meie sportlased saavad ka siis seda nii-öelda Pfizeri vaktsiini? Nii palju kui mina tean, siis põhimõtteliselt jah Pfizerit, aga nii palju kui seal nüüd midagi muutunud ei ole, vähemalt nädal tagasi oli küll selline selgus, et kõik peavad iga päev tegema teste ja see, kas sa oled vaktsineeritud, ei ole vaktsineeritud, see ei lähe seal kellelegi korda, vaid lihtsalt hoitakse koha peal kogu asi kontrolli all. Huvitav, kuidas see ettevalmistamine sportlastel käis, et kui palju mõjutas see koroonaviirusel levik ikkagi sportlaste ettevalmistust, kui me mõtleme meie sportlaste peale siin Eestis, siis spordiklubid on suletud, saab teha ainult, ma ei tea, mingeid personaaltreeninguid koos treeneriga minna, kindlasti Epp Mäel võib-olla oli raskus, et leida omale, ma ei tea, see sparringupartner, ta nagunii neid Eestis ei ole ja siis on veel eriti raske, kui sa ei saa ka sõita näiteks kuskile teise riiki, kus sul see sparringupartner oleks olemas, et kui suur probleem see tegelikult oli, et see ettevalmistus ei ole päris täielik olnud? Kindlasti ta on probleem ja võib-olla probleem sportlase jaoks absoluutsel tipptasemel on pigem see, et sul ei ole jõukatsumise kohti, ehk sul ei ole võistlusi ja sa ei saa ennast testida ja proovida ja nii edasi, aga ma arvan, et tipptasemel sportlased treenimiseks, kuidas öelda, andke andeks, kui mina oleks tipptasemel sportlane, leian igal juhul viisi, kus treenida, kuidas treenida, nii edasi ja ma arvan, et Epp Mäe on selles mõttes selline musterkuju,
kes tegelikult raskel ajal ilma vigisemata hoidis vormi, vastupidi, läks paremaks ja tõestas seda ka, nii et selles mõttes on ikkagi paljud sportlased nagu sarnases seisus, et kerge pole kuskil ja nii palju, kui mina olen seda maailma näinud ja ringi rännanud, siis Eestis on ikkagi suht-kohta asjad hästi nende piirangutega ja võimalustega. Riho Bruno Brahmanis rääkis ühes meie podcastis, et tegelikult tema ootas kõige rohkem Tokyo olümpiamängudel seda innovaatilisust ja kõike seda poolt, mis puudutab, ma ei tea, robotid, mis seal tänavatel ise liiguvad, ma ei tea, mobiiliga avad selle iseliikuva auto, robotid, mis räägivad sinuga tänava peal inglise keeles, juhendavad sind, avatseremooniale minnes pidi olema mingi lahendus, et silmaskänner loeb sinu piletit, et sul ei ole mitte paberi peal pilet, vaid et sa mustal turul sellega kaubelda ei saa, vaid et see nimeline pilet on sul kuidagi läbi silmaskänneri ja igasuguseid hulle lahendusi, igasuguseid innovaatilisi lahendusi oli jaapanlastel. Millised teie ootused on Tokyo olümpiamängudele selles plaanis, et tegelikult seal on ju alati jaapanlastelt tulnud mingeid väga müstilisi ja huvitavaid lahendusi, tahaks ju oma silmaga näha, et mida kõike nad on siis välja mõelnud, alustades nendest samadest spordihoonetest, mida on seal aastaid tehtud ja millel kindlasti on väga huvitavaid ja võimsaid lahendusi välja mõeldud. No ma arvan täpselt samuti, et seda enam, et jaapanlased on alati tahtnud oma niisuguse tehnilise taibuga nagu silma paista, aga kuna nüüd see koroona ja see viiruse periood nõuab veel erilisi lahendusi ja käsitlemisi, siis ma arvan, et me saame igal juhul näha päris palju huvitavaid asju, millest nagu õppust võtta. Teadupoolest on Jaapan üks selline, et kes vähemalt ma olen kuulnud niimoodi, et oma piirangutega siis kõik ruumid on varustatud igasuguste anduritega, mis siis õhukoostist kontrollivad ja nii edasi, annavad sulle kohe märku, et okei, siin on, kas neid on liiga palju või parem valime muu ruumi või tuleb kuskilt mingit nuppe keerata ja nii edasi. No tegelikult Tokyo suveolümpiamängudele neid välisturistidest pealtvaatajaid ei lubata, nagu me rääkisime, ka avatseremoonia ilma pealtvaatajata, ilma välisturistideta, see tundub praegu nagu mõeldes sellele kuidagi veider, et seal ei ole kindlasti selline feeling, ma eeldan, nagu me oleme harjunud nägema, või usub Eesti Olümpiakomitee president, et jaapanlased saavad ikkagi hakkama, nagu me teame, siis suur Tokyos elab ju 38 miljonit inimest, et need inimeste puudust seal ei ole, ma usun, et leitakse tribüünidel ikkagi inimesed või siis miks mitte robotid lehvitama milleks. No üleüldiselt on need suured staadionid, need avamised tegelikult on seal umbes 70% nii või teisiti kohalik rahvas. Ja ütleme, kui ka suur staadion on 70% siis kohaliku rahvaga kaetud, et siis võiks öelda, et staadion on praktiliselt täis. Ja jaapanlased on juba korra oma natuurilt sellised inimesed, et nad ei ole, et ainult elavad enda sportlastele kaasa, nad elavad kõikidele õnnestumistele ühtviisi kaasa, nii et selles mõttes kui ikkagi ka kohalikud inimesed on staadionil, siis sportlased saavad olema toetatud. Kas võiks oodata ka nendelt teleülekannetelt midagi sellist eriti innovaatilist, midagi sellist, mida me võib-olla pole varem näinud, sellepärast et teleülekanded saavad olema nüüd eriti tähtsal kohal, sest inimesed ei saa ka neid mänge sinna koha peale tribüünidele vaatama minna. Ma usun, et me kõik ootame, et nüüd mis imelised graafilised lahendused on nüüd välja töötatud seekordseks olümpiaks. Ma usun kindlasti, et kõik see jätab oma sellise jälje, et me ju teame ju väga hästi, et telest me saame ju palju parema ülevaate, et ma olen ise küll ja küll istunud suurtel spordivõistlustel, kus sul on tegelikult mingi telefon või iPad käes, siis sa jälgid, mida tegelikult toimub, sest et seal piisab ainult, ma mäletan, et ma käisin ühte väga-väga tipptasemel jalgpalli vaatamas, mis lõppes siis 4-1 ja ausalt öeldes ma nägin ainult ühte väravat otse. Kõigi teistega oli ikka niimoodi, et ma siis kuidagi viisi kordusest kuskil midagi nägin, sellepärast, et täpselt sellel momendil, kui toimus see otsustav nagu hetk, siis keegi juhtis minu tähelepanu korraks kuskile kõrvale ja jälle magasid jälle midagi head maha. Aga telekast näed sa seda ju aegluubis kiirendatult erinevate nurkade alt ja nii edasi, et ma arvan, selles vallas on kindlasti läheb elu edasi
ja kindlasti ta jätab oma jälje ka sellele, et palju rohkem hakataksegi sporti jälgima igasuguste telede ja muude meedia vahendusel. No natukene me Erki Noolest rääkisime ja tegelikult võib-olla oleks paslik rääkida meie 10 võistlejatest, sellepärast et nii võimast kandepinda ei ole mitte ühelgi teisel riigil maailmas, nagu meil on, kus meil on nii palju tugevaid 10 võistlejaid, kes on võimelised seal, ma ei tea, 8000 või isegi plusspunkti tegema. Ma usun, et spordisõpradel ja ka teil presidendina lähevad juba praegu nii-öelda süda hakkab kiiremini lööma, mõeldes selle võistluse peale, mis seal 2 päeva võiks toimuda, kus eestlastel on päris mitu meest, kes on võimelised tegelikult, tänase seisuga küll me ei tea, kes täpselt sinna kvalifitseeruvad, aga et mitu meest on tegelikult võimelised meil ju medalile pretendeerima. Et see 10 võistlus võiks olla üks selliseid oodatud alasid kindlasti, eks? No kindlasti ma usun, et mina usun, et üks medal tuleb sealt ära. Millised on siis teie nagu soovitused meie sportlastele kaasa sinna Tokyosse, sest me teame ju seda, et kas või seesama 10 võistlus on hea näide, kus tuleb väga karmides oludes tänase seisuga võistelda. Tokyos ilmaolud juuli lõpp, augusti algus on ühed ekstreemsemad kogu maailmas, et seal on õhuniiskus on väga kõrge. Need on tegelikult olud, kus võib-olla ka teadusel saab olema mingisugune roll, et kes kõige nutikamalt õigel hetkel seal, ma ei tea, vedelikud tarbab, kes mida sööb, see kõik on tegelikult väga oluline. Kas teil on mingisuguseid soovitusi veel jagada meie sportlastele või EOK-l on mingisuguseid, ma ei tea, abi ka teaduse poolelt kaasa anda, et kuidas ikkagi nii-öelda ellu jääda nendes ekstreemsetes tingimustes? Sportlased on kindlasti sellisel, kes juba sinna pääseb, ei ole tippvõistlustel mitte esimest korda, et eks nad teavad, kuidas hakkama saada kuumas ja kuidas hakkama saada siis ütleme erilises närvilises olukorras, aga jah, mis ma ikka, kasutage oma parim kogemus ära ja mina ütleme, et vaadake, mida tegid meie vanaemad ja vanaisad, et võtke üks lambanahk kaasa ja kus parasjagu magama jääte või pikka aega peal istute ja pange endale lambanahk istumise või selja alla, siis võite kindel olla, et olete igal juhul seda kodumaist powerit täis, et miski võõrast tundmatu asi ei ime teid energiast tühjaks. No siin ilmus üks ajaleheartikkel just neil päevil, kus siis räägiti ka sellest, et võimalik on ka olümpiamänge edasi lükata näiteks 3 kuud oktoobrisse. Mis te arvate, on see reaalne, et näiteks me ei saagi suvel Tokyos kaasa elada oma sportlastele, vaid aga näiteks oktoobris toimuvad, et on see üldse võimalik, on see üldse teoreetiliselt kuskilt laualt läbi käinud selline võimalus? Mina ei oska selle kohta öelda, ei tahakski uskuda, ma arvan, kõik on viidud nii viimase vindi peale, et teeks nad ära, teeks siis kas või piirangutega teeks nüüd ära, ma ei kujuta ette, et tänase seisuga on juba enamus transporti, lennupiletid, kõik juba nagu võetud, et kui nüüd öelda, et nüüd see kõik ei kehti ja nüüd läheb 3 kuud edasi, et ütleme, et raske uskuda, et see võiks nagu nii olla. No ilmaolude puulest oleks muidugi parem oktoober, et 1964. aasta olümpiamängud Tokyos toimusid just oktoobrikuus, et selles mõttes oleks sobivam kindlasti. Jah. Aga samas seda, et need 1 aasta võrra veel edasi lükatakse, see vist ei ole enam teoreetiliselt võimalik, sest et vahepeal toimuvad juba Pekingi taliolümpiamängud eeloleval talvel, mis tähendab seda, et kui me Tokyo olümpiamänge veel aasta võrra edasi lükkaks, siis hakkaks juba varsti meil Pariisiga väga lähestikku olema, et see vist oleks suhteliselt välistatud. Jah, ei taha, ühesõnaga, mina elan praegu ka selles mõttes, et suvel ikkagi Tokyos olümpiamängud toimuvad. Tahaks loota seda. Igal juhul ma väga tänan teid, Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, ja meie podcast on siis leitav enamuses suuremates podcasti äppides ja loomulikult ka Eesti Olümpiaakadeemia kodulehel olümpiaharidus.eu. Tokyo olümpiamängud toimuvad siis loodetavasti 23. juulist kuni 8. augustini. Oleme siis suveolümpiamängude ootel. Kuulmiseni. Aitäh! Aitäh!